Tere, Ivar! Ja Toomas. Palun võtta istet. Kuidas võiks Eesti maksusüsteemi muuta, et Eesti ettevõtted oleksid õiglasemalt maksustatud? See maksusüsteemi muutus on ühelt poolt nagu keerulisem küsimus, et nagu erinevad ütlused, maksudega ei mängita ja nii edasi, aga täitsa võib olla hetkel niisugune olukord, et äkki meie maksusüsteem vajab niisugust ühekordset mängimist, et siis välja mõelda mingi veidi teistsugune suund, kui praegu on nagu ette võetud. Ilmselt siin nagu erinevaid maksusid, mille peale võib mõelda, aga näiteks võtta ettevõtte tulumaksu mõttes, et ma üldse ei välistaks, et võiks olla mõistlik iga-aastaseid kasumeid mingi protsendiga maksustada. Küll mitte võib-olla näiteks praegu kehtiva 21%, aga miks mitte näiteks 10%. Et siis riik saaks hoopis kiiremini maksutulu. Küsin konkreetselt, kas pankasid peaks kuidagi teistmoodi maksustama? Ma arvan, et pankasid otseselt ei peaks teistmoodi maksustama, et eks nad ole samasugused ettevõtted nagu teised ja et pankadel ei tohi selles mõttes juba liiga teha, et nad kindlasti on majanduse veresoon, et kui seal ikkagi nagu raha sees pumpab, et siis ka on majanduses piisavat raha. Aga küsimus ei ole ainult pankades, vaid ka teistes ettevõtetes, et tõesti need, kes ei ole nagu tükk aega mingil põhjusel dividende maksnud, et siis nende ettevõtete pealt ei olegi riik raha saanud, mistõttu võiks olla mõistlik, et mingi väiksemas summas nagu iga-aastast kasumit maksustada ja siis võib-olla anda neid investeerimissoodustusi kuidagi teistmoodi.